Tere päevast, lugupeetud kuulajad! Mul on väga hea meel rääkida teile puidu kvaliteedist täna. Kõik teavad, et puit on oluline taastuv ressurss, väga äärmiselt tähtis eksportartikkel Eesti Vabariigile. Me kõik teame, et kvaliteedist sõltub hind. Puidu kvaliteeti mõjutavad aga mitmed mikroorganismid, sealhulgas loomulikult seened. Kas ei ole kaunis mädaniku muster? Minu meelest on. Ka selliseid kauneid asju võib mädanikud tekitada. Ainult, et metsatöösturile või puidu töötlejale võib olla see õudusunenägu. Me kõik suudame näha, milline on mädanenud puit, me kõik saame aru, milline on sinine puit ja me kõik arvame olevat, mida me näeme, et see on nüüd terve puit. Kuid asi ei ole alati nii lihtne. On olukordi, kus visuaalne hinnang võib teid petta. Ja need probleemid selles puidus võivad avalduda siis, kui kõik detailid on valmis tehtud, hulk raha, ressurssi selleks kulutatud ja siis avastate, et need detailid ei sobigi selleks kasutuseks, sest et need on mingisuguse nakkusega. Meie pakume DNA-põhiseid markereid selleks, et taolisi probleeme üritada juba võimalikult varajases staadiumis vältida, et neid seenpatogeene sealt tuvastada. Ja loomulikult me testime olemasolevaid markereid, me oleme võimelised tegema uusi juurde, sellisel eesmärgil muidugi, et need oleks võimalikult täpsed, kiired ja asjakohased. Me oleme võimelised hindama nii eksport kui import puitu ja selle kvaliteeti, ükskõik mis maailma otsast tuleb või kuhu ta iganes läheb. Loomulikult metsapatoloogid on teinud koostööd maailma parimate spetsialistidega, seega me oskame hinnata invasiivsete ohtlike patogeenide levikut ja ka oskame neid määrata. Metsahaiguste tundmine kindlasti aitab Eesti puidule leida uusi turge. Toome kas või hea Uus-Meremaa näite, kus meie tugi on olnud mängus. Me teame, et Uus-Meremaa on selline maa, mis on maailma kõige kõrgema karantiini tingimustega. Sinna ei tohi mingisugust ohtlikku patogeeni sisse vedada, nii et selles mõttes pakume kindlasti abi. Ja meie tööga saab tutvuda all oleval aadressil loomulikult. Nii et tervemat metsa ja kvaliteetsemat puitu. Tänan!